Ja praegu me oleme Saaremaal Põide vallas Kakuna külas. Kakuna küla on Saaremaa mõistes päris süvapunkt ja see tähendab seda, et see on suhteliselt huvitav paikkond ka Saaremaa inimestele. Ja järgnevalt läheme me siis vaatama ühte talu, mis on seisnud siin 1940. aastast alates ja kus viimased 30 aastat elas üks vanapoisist rannakalur, kes oli kuni sel hetkeni, kui ta ära suri 2013. aastal selle küla nagu maasool. Ja nüüd võikski nagu liikuda maja poole, et vaadata, kuidas ta seal elas, missugused olid tema kombed ja kuidas niisugune reaalne elu toimis veel 5 aastat tagasi. Nii, me nüüd tulime Richard Kivi majja ja antud hetkel siis esikusse, kus on näha kohe, et on tegemist kaluriga. Siin on võrgud umbes aastatest 1960–1970, mida tänapäeval enam ei kasutata ammugi. Paremal pool seinal ripuvad tema tööriided, puhvaikad, mis on saanud küll väga palju tuult ja verd ja ka õli ja bensiini. Samas on kaluripüksid, mis on teeninud teda tõenäoliselt väga edukalt ja väga pikalt, et on näha, et on tõesti murdunud see kiht siin peal. Ja samas on pandud ka välja siin väikene näitus, mis on siis rannakaluri elu 20. sajandil, et oleks näha, kuidas üks talupere siin ja vaene talupere, ma rõhutan, elas Saaremaa rannikul. Nii, nüüd siis jõudsime elutuppa, kus Richard veetis suurema osa oma ajast, istus siin laua taga, jõi õlut ja siin on näha need seinad, laed, mis on tahmunud. Need on tohutult tahmunud selles mõttes, et see ei ole mitte 2-3 aasta tahm, mis siin peal on, vaid see on ikkagi 20-30-40 aasta tahm. Ja tapeedi muster, mis siit alt välja kumab, on umbes 50. aastate nagu mall, et see on nagu selge see, et see ei ole 50 aastat seda tapeeti siin nagu vahetatud. Ja Richard ise elas ja magas siis nagu sealpool voodis, sealpool nurgas vasakul pool ja kogu tema elu oli nagu ma ütlesingi, möödus selles toas, nii et siin on ka näituse peal nagu ära kajastatud akna juures, mis me siit veel nagu leidsime, siit riiulitest ja sahtlitest on isegi ekstra Astra suitsud ja suitsupits ja vanad tindipotid ja mõningad tema pildid, mis on siis siin näitusel nagu välja pandud. Ja siin voodi peal, kus kohas see on see näitus pandud välja ajalehtedest, on ka voodiseintele pandi tavaliselt niisugused vaibad, mis on siis, see vaip on siis pärit kuskil 1950. aastatest ja see vaip on nagu nähtav nii, et see vaiba pealmine kord on siis kaetud kõik tahmaga ja vaiba all on siiski ikkagi natuke mingil määral helenduv tapeet. Et see tähendab seda, et 50-60 aastat on see vaip siin seinal rippunud ja ei ole teda keegi liigutanud ei siiapoole ega sinnapoole. Et paneme vaiba tagasi hetkeks. Ja nüüd oleme jõudnud siia talukööki, mis on oma olemuselt ikkagi suhteliselt suur, nagu vanasti taluköögid olid. Ja kõik, mis siin on näha, on täielikult oma naturaalsuses. Siin ei ole midagi ilustatud ja kaunistatud. Samamoodi on siin ära tahmanud kõik seinad
kus siis suits on sisse aetud. Eriti ilmekas on siin see aken, kus on terve rida ämblikuvõrke ja samamoodi aknaklaasid on tuhmunud nagu tõeliselt mattklaasid. Siis seinte peal ripuvad siin need käterätid, mis siis on väljapoolt on saanud tahma, seespoolt on nad tunduvalt eledamad ja ma julgen väita, et need ei ole siin ka 50 aasta jooksul, neid ei ole siin liigutatud, ei ole ära võetud ega pestud ega midagi sarnast. Laes rippusid tavaliselt niisuguste konksudega need esmatarbevahendid, nagu siin on siis sokid ja sealpool on nagu aluspüksid ja seal vähe eemal on niisugused jalalapid, mis pandi siis säärikute ja kirsade sisse ja neid sokke ja niisugused märsikesi, kus sokid olid sees, rippusid niisuguste konksude otsas päris palju, nii et see lagi oli siin konksudega nagu kaetud ja rippusid siin need asjad. Tõenäoliselt rippusid nad sellepärast, et sai ka nagu nii kuivasid paremini ja olid nad kohe ka nagu suhteliselt nähtaval. Ja selja taga on niisugune gaasipliit, tõenäoliselt seda ei ole vist viimastel aastatel kasutatud, aga siin ta nagu on oma hiilguses ja paremal pool on nagu pesunurk, pesupang, mis on juba niisugused nagu tänapäevasemad, ehk siis rohkem nagu niisugused 30-40 aastat tagasi lugu, nii et niisugune on see köögi üldpilt. Köögi teisel pool, teelses otsas on siis nagu oma hiilguses, täies hiilguses puhvetkapp ja seal on niisugused Norma topsid veel, mis on veel praegugi paljudes peredes kasutamisel. Ja edasi tulles on siis siin seina peal niimoodi nagu öeldakse mütside eri, et need oleks siis nagu liblemütsid kevadest, kus lible kandis umbes analoogseid mütse. Samas on siin erinevad saed, siis niisugune tsihkat-tsahkat saag ja siis see saag on tõenäoliselt midagi ise tehtud lugu. Ja nüüd, kui mütsidest veel rääkida, siis siin paremal pool on niisugused juba nõukaaegsed karvamütsid, mis on suhteliselt heas korras, ehk see tähendab seda, et neid on vähe kantud, tõenäoliselt neid hoiti neid kuni siis nagu siiamaani. Siin on allpool on veel kaks väga ehedat seljakotti, mis on niisugust presentmaterjalidest, mis on väga tugevad ja töökindlad ja tõenäoliselt on nad töökindlad siiamaani, sest need on sisuselt need nagu puruks nagu ei lähegi, et need on, rihmad on võimsad ja kõik on nagu niisugused väga okei asjad. Et sellega on siis siin köögiosa enam-vähem vist ammendanud. Ja nüüd oleme jõudnud viimasesse tuppa, mida Reti tõenäoliselt ei kasutanud eluruumina, vaid siin oli tal siis niinimetatud võrkude ladu, mis on ka juures olevatelt pildilt ja kaameralt näha, et võrgud ripuvad mööda seina alla igast vanuserühmas, igast ajajärgust. Ja siin oleme siis jõudnud niisuguse vahekoridori, mis algselt oli kaetud sõna otses mõttes prügiga, mida sai siin mingil määral ka nagu kohendatud ja ära viidud ja nende prügi alt ja prügi küljest ja igalt poolt tulid siis välja niisugused mõnusad ämblikuvõrgud, mis siin on seisnud tõenäoliselt samamoodi aastakümneid ja need on muutnud siin oma kuju ja need on läinud nagu tumedamaks, ehk siis tõenäoliselt on nad saanud ka nagu tahmahõngu tunda ja nagu näha, siin ruumis on ka tapeeti püütud panna, aga tapeedi asemel on siis niisugune paber, mis siis peaks hoidma natukene ka nagu tuult kinni ja see on siin nagu kõik kergelt ära närtsinud ja ära kukkunud, nii et selles mõttes ka päris huvitav vaatepilt. Vasakul pool on veel siin tohutu hulk mingeid jalgrattakumme ja mootorrattakumme, sest tema oli ka nagu niisugune mootorrattamees ikkagi mingil määral ja need on ka nagu säilinud siin täies eheduses veel, nii nagu nad nagu omal ajal need siia pandud.
Ja siin siis oleme laudas, kus küll midagi erilist ja olulist ei ole, aga päris huvitavad asjad tulid ikkagi välja siit niinimetatud riiete osakonnas, et seal tagapool taamal on näha 5-6 kasukat, mis on siis kõik umbes samalaadsed nagu liblekanti kandis mängufilmis Kevade. Ja siin eespool on niisugused täisvillased pikad mantlid, lühikesed mantlid, tweed-mantlid, mida kanti siis näiteks filmis Tuulepealne maa. Ehk need on tõesti väga rasked ja puhtas täisvillasest. Mõne koha pealt on koi teinud siin natukene ai, aga sisuliselt need on tõenäoliselt säilinud siin päris pikalt ja nendega käidi ainult siis võib-olla kirikus võib-olla 4-5 korda, et rohkem siin nagu niisugust kandmisjälgi kuskil pool nagu näha ei ole. Aga mis on omapärane on see, et nad on tohutult rasked, et see tähendab voodrid ja see villane riie oli tõeliselt paks ja tormi ja tuulekindel. Nii et selles mõttes päris huvitavad asjad. Ja siin veel üks nagu mantel, samas ka mõningad niisugused valged särgid, mis siis olid, aga need võib-olla ei oskagi öelda, mis ajastust nad täpselt olid, need võivad ka natukene hilisemast ajast olla. Et siin laudas on veel seina peal niisugused märsid, mis rippusid siin toas igal pool. Ja need märsid sisaldasid siis kootud kindaid, kootuid sokke ja ütleme villast lõnga, et tõenäoliselt need olid ikkagi niisugused vajalikud asjad siis omaaegses elus, nii et ma ei ole ka näinud neid kuskil pool, et need tavalises elus need niisugused märsid oleks kuskil rippunud, et ainult nagu selles majapidamises nad nii siin olid. Siin siis on nagu 5 tükki rippuvad ja siin on veel niisugused vatipüksid, aga need on juba niisugused nõukogudeaegsed, et siin nagu Eesti ajaga nagu eriti midagi tegemist pole, et mingi 50. aastate püksid.